Legendaarset keelemeest Johannes Aavikut peetakse põhjendatult radikaalseks ja uuenduslikuks. Ta tõi eesti keelde täiesti uued sõnad, mis tänasel päeval on meie jaoks iseenesestmõistetavad. Ja prohvetlikult tundis ka Johannes Aavik ise, et ta elab oma ajast ees. Ta ütles, et kooli ja ülikooli põhjalikud reformid, mis tema jaoks endasmõistetav on lausa utoopiline tema kaasaegsete jaoks. Ja see paneb mõtlema, et mis võiks olla tänases Eesti hariduses see, mis meile haridusinnovaatoritena võiks paista iseenesestmõistetav, aga hariduse eestvedajate otsustajate jaoks lausa utoopiline. Ja mis sa arvad, kas see võiks olla kool, kus õpilased õpivad ise enda jaoks 100%? Ja sellest ongi meie artikkel Õpetajate lehte. See artikkel on üsna kritiseeriv meie hariduse osas tänases koolis, nagu pildi näha, ja see isegi on võrrelda võib-olla väidetavalt Albert Einsteini otsese kriitikaga, kus ta ütleb, et väidetavalt on öelnud, et see on ime, kui pärast kooliharidust on inimesel alles uudishimu. Aga sellest ei ole meie artikkel. Meie artikli kriitika on esiteks suunatud sellele, et Malcolm Knowlesi kuldsed pärlid andragoogikast ehk täiskasvanuharidusest hoitakse nii kiivalt lahus meie õpilastest. Kusjuures huvitav on see, et Knowles ise oma hilisemates töödes leiab väga palju seost andragoogika ja pedagoogika vahel. Teiseks on meie kriitika objektiks see, et Daisy ja Ryani enesemääratlusteoorias toodud autonoomia toetamine, pädevuse toetamine, seotuse toetamine pole sugugi Eesti koolides selline, nagu ta võiks olla. Ja mida me selle all silmas peame? Ole hea. Kui tekkis huvi ja isu, loe artikkel Kool, kus õpilased õpivad iseenda jaoks, utoopia või tulevik.